Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 4. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna olen palunud külla ühe inimese, keda ma isiklikult veel ei tea, aga ma loodan, et peale tänast saadet saan palju paremini tundma. Tere tulemast Pärnu linnapea Kristel Woltenberg. Aitäh kutsumast! Kristel, alustame selles mõttes algusest, et ma isegi ei hakka sulle luiskama. Esiti, kui ma nägin sinu kampaaniat, et Kristel linnapeaks, esimeseks Pärnu naislinnapeaks, mina mõtlesin, kes see Kristel on ja kus kohast tema nüüd tuleb. Ja nüüd mul ongi hea võimalus kohe küsida, et need inimesed, kes üleliia palju võib-olla Pärnu poliitikaga igapäevaselt kursis ei ole, võib-olla ei tea sinu tööd volikogus, et ole hea, räägi siis meile kõigile, kes sa nüüd siis oled ja kus kohas sa siis nüüd tulid? Ja, ega tegelikult tõsi on see, et sa ei ole mitte esimene, kes küsib, et kus sa siis nüüd tulid ja seda just nooremad inimesed, kes ei tea, et ma olen tegelikult põline pärnakas. Ma olen sündinud, kasvanud, õppinud Pärnus, ka oma esimesed tööinimese põlves teinud Pärnus ja siis vahepeal tõesti 16 aastaks lausa läinud ära Tallinnasse, sest midagi ei ole teha. Pärnus siiski ei ole ega kahjuks ei saa kunagi olema päris kõiki neid unistuste töökohti, mida hing ihaldab nii-öelda elukutsena ja väljakutsena vastu võtta. Ja 16 aastat olin Tallinnas hingihkamas tegelikult ikkagi juurde tagasi. Ja kui ma tegin otsuse Pärnu poole tagasi hakata tulema ja see oli nüüdseks juba 6-7 aastat tagasi, siis ma kohe mõtlesin, et ma ei tahaks tulla lihtsalt tühjade kätega, vaid ma tahan tulla just nende kogemustega, mida ma olen ka Pärnust väljaspool endaga kaasa saanud napsata. Ja tulen nende kogemustega koos ja ei hoia neid endale ja läksin hästi julgelt, võtsin ühendust toonase linnapea Romekusen Kraaniusega ja küsisin, et kas oleks paslik ja võimalik ka Pärnu poliitika elus kaasa rääkida. Ja ta kutsuski mind enda valimisliitu, mul on selle üle siiamaani väga hea meel, et tegelikult on ju meie endine linnapea olnud mulle poliitilisel teel heaks mentoriks. Ja läbi esimeste kohaliku omavalitsuse valimiste sai minust ka volikogu liige, nii et enne nüüd just äsja toimunud valimisi olin ma ka 4 aastat Pärnu linna volikogus, nii et poliitika tegemine ei ole mulle võõras, aga 4 aastat või 5 aastat tagasi muidugi ma ei osanud arvata, et kuhu see poliitika tegemine võib õigupoolest välja jõuda. Ma olen täna väga rõõmus, et see on jõudnud välja sellise väljakutseni, mida Tallinnas ei saa teha. Tallinnas ei saa olla Pärnu linnapea. Aga nüüd siis, kui olete ikkagi natukene saanud maista seda tööd, et kas ta siis on ka see, millest arvasid, et ta on või kuidas ta tundub, sellepärast, et nii palju, kui mina olen kõrvalt näinud või kuulnud, seal on ööpäeva ringselt töö. Ei ole niimoodi, et vahepeal ei ole lihtsalt linnapea. Nojah, võib-olla see intensiivsuse aste mulle ikkagi päris lõpuni varem selge ei olnud. Eks ma ju olin näinud kõrvalt ka linnapea ja teiste linnavalitsuse liikmete tööd ja kuna me Romekiga olime ju ka ühes valimisliidus pikalt, siis ma ju nägin tema töögraafikut ka tegelikult kõrvalt. Aga tõsi on see, et linnapea graafik on väga tihe. 8 algab tööpäev, ma eelistan olla natukene varem juba valmis ja ta kestab niimoodi nõupidamiste ja toimetamistena kuskil 4:30, kella 5 ametlikult, siis mul kindlasti jätkub veel tunniks ajaks aega arvuti taga, et ära vastata kirjad ja päringud, mis on sellised lihtsamad päringud, mis ei nõua kellegi teise linnavalitsuse liikme poole, seda edasi suunamist ja siis on hea hetk korraks minna koju, tegeleda ivake koeraga, vahetada riided ja minna õhtusele üritusele, mida on ka üsna tihti. Tihti on ka nii, et see õhtune üritus ei ole mitte lihtsalt ainult esindusüritus, vaid on töö ja rõõm käsikäes, millest on hästi suur hea meel, aga see lõpeb ka tõesti kuskil 9:30, teinekord 10 ja nii pikad tööpäevad
ei ole olnud mulle ütleme niimoodi igapäevased varasemalt, võib-olla siis, kui ma Tallinnasse alles läksin ja ma päris esimeses Tallinna töökohas töötasin, siis see oli ka tohutult intensiivne ja selliseid 12+ tööpäevad ja nüüd ma mõtlen tagasi sellele ajale, mõtlen, et kui ma siis sain hakkama, küllap ma saan nüüd ka hakkama, aga hakkama saad siis, kui see, mida sa teed, sind tõsiselt köidab. Ja need inimesed, kes su ümber on, sind inspireerivad ja köidavad ja siiamaani, ma tõsiselt ütlen, ma olen väga rahul. No kui sa juba rääkisid siin, et on tihedad graafikud ja pikad tööpäevad, et siis vabatahtlikult võtad tööd juurde ja lähed ise erinevatesse asutustesse või näiteks ka siin Huubis, eks ju, teed tööd vahepeal, et tööd on ju palju, miks sa seda vabatahtlikult juurde võtad? No see tuleb ennekõike sellest, et ma tõesti tahan aru saada asjadest, mis mind ennast väga huvitavad ja mis aitavad mul poliitikat, mis on kirja pandud koalitsioonilepingus ka tegelikult sisuliselt ellu viia ja rakendada. Et minult on küsitud palju seda, et teil on väga hea koalitsioonileping, see on tugev leping ja hea on lugeda sellist näoga inimeste poole olevat poliitikat ja neid punkte, mida te kavatsete ellu viia, aga mis on sinu kui linnapea sõnum või mille eest sina tahad nagu kõige rohkem hea seista. Ja mul on väga lihtne seda öelda, sest ma tõesti olen selle enda jaoks hästi selgeks mõelnud. Need on 3 asja. Need on noored, haridus ja ettevõtlus. Ja kui nüüd mõelda, nad on kõik omavahel seotud. Et noored on seotud nii haridusega kui ka ettevõtlusega, haridus omakorda seotud noortega ja väga tugevalt ettevõtlusega, aga hariduse puhul ma ka ei pea silmas mitte ainult noorte haridust, vaid mind huvitab haridus ja selle hea kvaliteet ja kaasaegsed lähenemised terve elukaare vältel. On see siis pisipõnnist, lastehoius, lasteaias, koolis, sealt edasi kutsekoolis, kõrgkoolis, aga ka veel hiljem täiendõppena, ka elukestva õppena, ka väärikate puhul selline elukestev ja ennast hariv ja toonuses hoidev haridus ja õppe ja sealt edasi ettevõtlus jällegi mõlemaga seotud, eks ole, hästi tugevalt ja ettevõtluse puhul kindlasti ka jälle on see siis väikeettevõte, mikroettevõte, on see suurem ettevõte, on see noorteettevõte, on see näiteks õpilasfirma, et tohutult inspireerivad. Või siis see on juba mingisugune suurem ettevõte, on see iduettevõte või siis on need targad töökohad. See on ka põnev teema, et ma olen nagu Pipi, kes otsib spunki, et mis asi need targad töökohad on, et me saame aru, et need on siis sellised rohkem väärtust loovad nii inimesele endale ehk töötajale, töövõtjale kui ka kogukonnale ja ühiskonnale, aga tegelikult on nii, et meie enda valmisolek ja nutikus on need ju sõnastada ja need siis ka ellu kutsuda ja need on need 3 suunda, mis mind huvitavad, aga ma ei taha arvata nendest ilma sisu teadmata. Ma olen ise ettevõtja ja sellepärast ma saan ettevõtjatega ilmselt kõige lihtsamini rääkida, teades ise seda skeenet. Aga ma ei ole enam noor, ma olen 57-aastane ja ma ei taha nagu tõesti teeselda seda, et ma tean, mida tänased noored mõtlevad või mis on nende rõõmud, mis on nende mured. Ma tahaksin küsida neilt ise ja sellepärast ka see selline tore proovinädal, mis ilmselt inspireerib mind ja ka teisi edaspidi, et mine kohale, kutsu kohale ja räägi päris nendega, kelle elus sa tahad teada ja kelle jaoks sa ju tegelikult neid poliitikaid püüad oma parima siis tahte läbi ja arusaamise läbi ellu viia. Et me võime arvata, aga parem on ju teada. No kui ei saa siin väga põhjalikult hetkel rääkida noorte ja hariduse teemal, sellepärast, et taustsüsteemi vajab veel uurimist, eks ju, aga ettevõtluse koha pealt on endal täiesti kogemusi olemas, et kuidas meil on Pärnus ettevõtlusega lood, kuidas praegu nagu tundub. Ma ei pea silmas erinevaid majanduse üles-alla käike, vaid üleüldiselt, et kas Pärnus on ettevõtlusega head lood või kuidas sellega lood on? No jällegi väga hea oli tegelikult rääkida eile, olid Pärnu linnavalitsuses ettevõtjate esindajad ja ettevõtlust toetavate organisatsioonide esindajad.
et lisaks Kaubandus-Tööstuskojale ja Ettevõtete Kojale näiteks ka siis Töötukassa, et toon ühe sellise näite. Töötukassaga jutuajamisest tuli välja, et töötus Pärnus on põhiharidusega noore nägu. Ma tõesti ei teadnud varem seda informatsiooni, ma kuulsin seda eile ja sellel reedel juba kell 10 on meil Pärnu Töötukassas ka kokkusaamine, kus me tegelikult proovime nendel teemadel rohkem rääkida ja natukene seda teemat lahti võtta ja mõtestada seda, et miks see nii on, mida me saaksime teha ja kuidas me saaksime näiteks üheskoos ka siis Töötukassa, ettevõtjad ja ka linn siis sellises koostoimes võib-olla sellele probleemile otsa vaadates paremini seda probleemi lahendada. Sest ma usun täiesti siiralt, et lahendamatuid asju ei ole. Mõned asjad lihtsalt võtavad rohkem aega, aga kui teha asju koos ja koostoimes, siis kindlasti on need asjad sisulisemad, nad on haaravamad ja tulemused on kiiremad üldiselt ka tulema. Lisaks sellele järgmisel esmaspäeval koguneb selline tore kogu nagu ettevõtjate nõukogu linnapea juures. Et sellise nõukogu kokkukutsumise kirjutasime me kohe ka meie koalitsioonilepingusse sisse ja jäigi kokkulepe nii, et kuna linnapea on ise ettevõtja, siis selline nõukogu hakkab ka linnapea juures kokku käima. Esmaspäeval siis otsustame selle, et kui tihedad need kokkusaamised saavad olema ja seal on siis ka nagu meie ettevõtlust esindavate organisatsioonide esindajad. Esimesel korral on meid 20 ehk et siis selline laiendatud publik koos ja tegelikult juba esimesel kohtumisel paneme paika need paar sellist põhiteemat, mida me proovime siis esimese poole ja siis ka terve aasta mõttes teadvustada ja sealt edasi ka siis lahendusi leida. Loomulikult ka rõõmud üles tõsta. Nii et ma tahan ettevõtjate käest, enda käest kuulda ja julgen ka öelda nii, et saan ka ettevõtjatele ise partnerina kaasa rääkida. Et ma arvan, et see on hästi oluline, et me tegelikult ettevõtjatega saame rääkida vabalt ja nii-öelda samas keeles. Et mida rohkem on ju kuulatud, seda rohkem on avatud suhtlemisele ja rääkimisele, mis on need mure ja rõõmukohad, eks ju? Absoluutselt, ikka, muidugi, jaa. Aga siis ettevõtlusega iseenesest, kuidas tundub, et lood on meil piisavalt ettevõtlik inimesi? Ma arvan, et Pärnus on väga ägedad ettevõtlikud inimesed ja kui me mõtleme niimoodi, et tõesti Pärnu DNA on turism ja kõik sellega seotud ettevõtlus, siis tegelikult on meil ju siin ka tööstust ja ka kõike muud ettevõtlust, aga muidugi selle muu ettevõtlusega, eriti inseneerialadega, mis tegelikult neid nutikaid töökohti, mida ma spungina, eks ole, ka otsin, ju aitaksid meile juurde tuua ja ka selliseid töökohti, mis ei sõltuks võib-olla nii palju sellest töö tegemise asukohast. Et tegelikult, kui me vaatame, Pärnu on tohutult hea elukeskkond, et see on tõesti parim elukeskkond planeedil Maa, või vähemalt mina eelistan niimoodi mõelda. Ja mul paljud sellised välisriikides sõbrad, kes on mul siin külas käinud Pärnus, kinnitavad sama. On nad siis prantslased, on šveitslased, on nad belglased. Nad ikka tõesti kõik ütlevad omavahel kokku rääkimata, et te elate paradiisis, et see on suurepärane linn kõigi oma võimalustega, meri, jõgi, rand, pargid, loodus, igale poole 5 minutit, eks ole, jalgsi kõndida väga ilusas ja heas linnakeskkonnas, et me suudaksime luua neid töökohti, mis oleksid võimalikud teha Pärnust, mis siis, et näiteks su peakontor võib asuda Bostonis või siin lähedal Riias ja mu meelest Pärnul on tohutult hästi vedanud oma lokatsiooniga ka selles mõttes, et me asume juba 2 pealinna vahel. Me oleme Tallinna ja Riia vahel ja kui meil lõpuks ka kiired rongiühendused saavad olema, siis seda enam loomulikult saab
tuua oma pered siia, saab oma lapsed saada Pärnus, saab lapsi kasvatada ja vaadata nende kooliteed ja huviringides käimist ja siin siis edasi toimetamist ja võib-olla ka siit pesast välja lennates neid teele saates ja tagasi oodates saab oma elu kujundada siin ja töö võib olla üldsegi siis nii-öelda tulevikule eriti mõeldes mitte niivõrd sinu kontorikeskne või sinu peakontori keskne, aga selle keskne, mis on sinu oskused, mis on sinu panus ja sa võid seda teha ka oma kodust või kodukontorist, et see oleks fantastiline, kui me saaksime siia ägedaid inimesi, kes toovad siia oma pered, oma lapsed, tulevad ju meie kogukonda panustama ja mis seal salata, toovad ka oma maksuraha siia ja see on igale kogukonnale oluline, et kogukond saaks igas mõttes areneda. Nii et sellest ma unistan ja siis ma mõtlen, et tegelikult meil on nii hea vundament selleks olemas ja eks tegelikult poliitikute ülesanne, linnavalitsuse ja volikogu ülesanne on ka see, et me peame võimaldama võimalikult palju luua seda ruumi, ettevõtlussõbralikku keskkonda, aga ikkagi veel edasi arendama ka seda elukeskkonda, väga häid elamustingimusi, väga häid puhketingimusi, kõike seda, mis paneb inimese ütlema, et muidugi ma soovin elada Pärnus versus, ma ei hakka ühtegi teist inimene nimetama, ma ei taha kellelegi haiget teha, aga jah, et see eelistus võiks olla Pärnu. Mul oli just eile Kaili Viidasega saade ja ta ütles hästi kihvti mõtte, et kui teistele tundub kusagilt kaugemalt, et issand, et Pärnu on nii kaugel, näiteks Tallinnast vaadates, et issand, Pärnu on nii kaugel, siis Pärnus olles tunduvad teised linnad kõik nii lähedal kuidagi. Jah. On hästi huvitav. Meile tundub, et kõik asjad on nii lähedal, aga teistele tundub, et Pärnu on nii kaugel, et kuidas see võimalik. Aga mõtleme korra, ma alati siis kui keegi niimoodi räägib, eriti kui Tallinna inimesed niimoodi räägivad, siis ma tuletan nendele Tallinna inimestele meelde, et aga mõelge nüüd niimoodi, et elate Pääskülas ja te käite Piritale tööle. Et lihtsalt teil on Pääskülas imegena maja, te ei taha seda kuskile kesklinna või Piritale välja vahetada, aga teie töökoht on Pirital ja te sõidate sinna täpselt sama kaua, nagu te sõidaksite Tallinnas sealt samast Pääskülast Pärnu kesklinna. Just. Ja siis nagu see distants muutub oluliselt lühemaks sinna Pärnu poole vaadates. Tõid välja siin meie hästi suured plussid ja väärtused, meri ja rand ja jõgi ja on sul endale mingi selline lemmik koht, kus sa käid nii-öelda akusid täis laadimas, kui tead, et nüüd on nagu nii, nüüd vajab see katus tuulutamist kõige paremas mõttes on, et mis on see koht lisaks siis kodule on ju, et ja mu enda kodumaja asub täpselt Rannapargi veeres. See tähendab seda, et igal hommikul lähen ma koeraga, ma tõusen 5:30 ja niimoodi 5:40 olen ma juba koeraga Rannapargis ja me teeme sellise mõnusa tunniajase ringi. Et see on see, mis mind hommikul äratab ja paneb ärkama ja märkama. Aga mul on tõesti sellised kohad siin samas Pärnu külje all, Reiu rand on see koht, kus ma tahan kivi peal teinekord istuda ja lihtsalt merd vaadata ja puhata. Mulle meeldib metsas käia. Ma olen selline natukene korilane ka, et hea meelega korjan seeni, korjan marju, teen ise oma pohlamoosi ja näiteks minu kodus on alati vaasides kas oksad või mingisugused sellised seaded, mida ma napsan metsast kaasa. Et see on ka üks selline asi, mida ma teen. Kõigile palun, käituge metsaga korralikult, võtke ikka ilusti oksakäärid kaasa, ärge puudele ja põõsastele liiga tehke. Aga niimoodi metsas käies ja olles, see on üli äge. Otseselt sporti ma täna enam ei tee. Ma lubasin just vanadele tuttavatele purjetajatele, et natukene veel ja mu põlv on taas korras ja küll ma purjetama ka tagasi tulen. Aga sporti aitab mul teha koer. Mul on äge koer, Veimari linnukoer ja jahikoerale omaselt on tal tohutult palju energiat. No siis ta veab mind ka oma energiaga kaasa, nii et me teeme siis koos sporti ja laeme akusid.
no sporti ei tea, aga küll ma olen juba näinud spordihallis küll spordile kaasa elamas. Et see vist on, mulle tundub nagu, mulle jääb mulje, et nagu Pärnu linna peale kusagile töölepingusse sisse kirjutatud, et peate käima vaatamas spordiüritusi. Ei pea, aga kui sa, ma just, et ma ju eelmist linnapead ka näen ikka veel, et linnapeaamet on maha pandud, aga temagi külastab ja olen ka abilinnapäid näinud ja teisigi vahvaid poliitikuid. Minul on seal spordihallis käimisega see lugu muidugi, et ma olen võrkpalluri tütar ja korvpalluri ema ja suurema osa oma teadlikust elust olen ma veetnud ühel või teisel moel korvpalli või siis võrkpalli platsi ääres, siis mingi palliplatsi ääres. Ja ma lihtsalt ei saa kuidagi muud moodi, need on minu mängud ja siis loomulikult ma käin neid vaatamas ja seda enam, et see on nii lähedal, et 5 minutit või ma ei tea, 15 minutit jalgsi ja 5 minutit autoga sõita ja need mängud algavad õnneks sellisel kellaajal, et seda saab planeerida ja midagi ei ole teha seal platsi ääres ja kõik see kaasaelamine ja see adrenaliin ja see on ka omamoodi selline tore koht, kus akusid laadida, kui sa ennem küsisid, et kuidas akusid laadida, see on ka see koht, üliäge. No sa tundub mu jaoks hästi emotsionaalne inimene, kuidas sa suudad ennast saalist taltsutada, näiteks ma olen ka selline hästi emotsionaalne ja siis ma vaatan ja siis ma tahaks ju hüpata, karata, karjuda, aga siis mõtlen, aga kuidas sa niimoodi vinks ja vonks viisakas tüdruk niimoodi hüppad ja karjud kaasa on ju? Kuidas sinu selle emotsiooni taltsutamisega heliskohas on? No ma elan kaasa muidugi rohkem, kui ma seda välja näitan ja aga jaa, et kui sa mängust aru saad ja mängureegleid tead, siis võib-olla iga kord, kui keegi hullult emotsioneerib, siis ma saan aru, et tegelikult ikkagi vilistati õigesti, eks ole. Siin ei ole see pahandamise ja ma ei tea, vandesõnade ütlemise koht, et ju siis vast sellega ka. Et on juba taustsüsteem niivõrd tugev lihtsalt, et tead, mida vaatad, et tead, kus kohas oled, on ju. Aga rääkides nüüd sellest, et sa oled ikkagi päris lähedalt ju ka tänu enda kaasale ju näinud seda esindusfunktsiooni tööd, et kas ikka, kui nüüd nagu mõtled, et võtsid ju ise samasuguse sammu ja võib-olla isegi natukene suuremast, et see kogukondlik mõõde on natuke teistsuguse tunnetusega kui siis riiklik, eks ju. Et kuidas siis praegu tunne on, et oli õige otsus linnapea amet vastu võtta ja siis vastavalt sellele ka samme seada? Jaa, see otsus oli tegelikult õige, nagu ma juba ennem ütlesin, et ma tunnen rõõmu sellest, mida ma teen ja tõesti igal hommikul, kui ma tööle lähen, ma lähen rõõmsa meelega. See ei ole sugugi ülepaisutatud kuidagi, see täpselt nii ongi. Aga jah, mul on väga-väga hea võimalus olnud näha sellise avaliku elu tegelase ja selle ameti pidamist oma abikaasa kõrval. Et tema on olnud 3 korda minister ja ta on olnud ka 2 korda Euroopa Parlamendis, mitu korda meie Riigikogus. Tänagi on ta ju tegelikult Võru volikogus, et otsapidi ikkagi veel poliitikas, aga jah, ma olen seda kõrvalt näinud ja võib-olla see on selles mõttes nagu hea kool olnud, et kõik algul keerulisenagi näivad olukorrad, ma tean väga täpselt, et seal kuskil on lahendus. Ja ma ei lähe närvi, ma ei hakka pabistama, sest ma tean, et probleemid on selleks, et neid lahendada ja seda hästi rahulikku probleemide lahendamist olen ma just oma abikaasalt õppinud. Ta on sellest täiesti olümpiavõitja. Väga head, et selline suur koolitus on antud heas mõttes, eks ju? No, absoluutselt. Kui nüüd vaadata korra otsa sellisele tavalisele nädalavahetuse päevale, kui näiteks ei ole mõnda esindusüritust, ma ei tea, kas sellist asja üldse võimalik on, aga no ütleme roosas maailmas, et ei ole esindusüritust vahepeal. Milline on sinu nädalavahetuse nagu puhkepäev nii-öelda? No puhkepäev on see, kui ma saan natukene kauem magada. Ehk et siis ma tõusen kell 6, mitte 5:20.
siis ma tõusen kell 6, aga ikkagi algab see niimoodi, et läheme koeraga siis seiklema. Aga see tähendab ka seda, et siis ma saan võtta aega 1-1,5 nagu pikemaks jalutamiseks, pikemaks retkeks. Siis ma saan suhelda oma lastega, ehk et mul on väga vahva poeg ja imearmas pojapoeg. Mul on nii hea meel, et nad sellel laupäeval ja pühapäeval on Pärnusse tulemas. Nad on tegelikult pärnakad, et nii minu poeg kui pojanaine ja ka naise vanemad on pärnakad. Aga ka nende puhul midagi ei ole teha, tööd on viinud Tallinnasse, me siin nüüd siis käib meelitamine, et palun tulge tagasi, küll nad tulevad ka, ma juba näen, kuidas nad tegelikult samme sätivad Pärnusse tagasitulekuga ja siis ma saan kõigest sellest osa võtta, ma saan suhelda oma armsa 86-aastase emaga, kellele ma iga päev helistan ja kui ma siis olen natukene hilinenud, siis nüüd ta tavatseb öelda, et kuhu see linnapea siis nüüd on kadunud. Aga see on niisugune hästi armas selline väike nöök. Ja tegelen lihtsalt selliste rahulike, mõnusate asjadega. Mulle meeldib lugeda, ma ise ju kirjutan, ma olen kirjutanud 2 raamatut ja nüüd tuleb see ära öelda, et ma kirjutan 3. raamatut ja see lõpuks on siis lasteraamat ja see ongi pühendatud minu lapselapsele. Selle raamatu pealkiri tuleb Puksiku seiklused. Puksik on üks selline tore väikene olend, kes elab vanaema õunapuu õõnes ja ta hüppab sealt välja ja kohtub aias igasuguste toredate tegelastega, näiteks Siidius siidisabaga ja siis tal on seal vahvad tegelased. Nad kõik on sellised tegelased, kes on tähestiku tähtede järgi. A nagu algus ja siis see hakkab sealt tulema, et minu väikesel Haaralt pojal oleks päris oma abits, millest tähti õppida ja ma loodan, et äkki teistel lastel ka. Vot, seda kirjutan. Ja ma ei saa küsimata jätta, ma olen juba enne, kui ma sinuga kohtusin, kuulnud nii palju head sinu kohta. Et hästi süke südamlik, hästi avatud inimene ja tõesti hästi süke tore ja kõik, mis sa siin räägid, on nagu puhas kuld. No tõesti, ma kuulen, mõtlen, issand, kui äge inimene. Kas sul mõni viga ka külges on või oledki lihtsalt niivõrd ideaalne inimene? Kõige paremas mõttes küsitud. Ei, ideaalseid inimesi päris ei ole. Kindlasti on. Kui ma pean midagi välja mõtlema, siis ma olen kärsitu ja ma tahan, et asjad juhtuksid hästi kiiresti ja vot see on see, et ma tahan, et kohe, et hakkame nüüd kohe minema, kohe peab olema. Ma olen õppinud, et kõike ei saa kohe ja mul on veel natukene teed vaja sammuda, et veel seda siluda, nii et näed, ei ole ideaalne. No aga see kärsitus on teinekord isegi selline väga hea liikuma panev jõud ja see viib teisipidi edasi, et see võib olla ka hoopis tükis tugevuseks, et kust poolt vaadata. No mine tea. Aga rääkides raamatutest, siis kuidas see inspiratsioon tuleb, et kas see ongi niimoodi, kui me võtamegi nüüd siis selle abitsa käsile, eks ju, et ühel ilusal päeval lihtsalt naudid hetke aias ja siis vaatad, sealt võiks puksik tulla või kuidas see sul välja tuli? See tuli siis, kui Harald poja oli sündinud ja mul oli siis juba ikkagi kohe esimene raamat kaante vahele saamas ja siis ma lihtsalt teadsin, et ma tahan kirjutada talle ja see teadmine omakorda pärineb sellest, et minu poeg sündis siis, kui me olime ülikoolis ja meil ei olnud väga palju võimalusi. Meil ei olnud väga palju võimalusi lubada talle väga uhkeid, toredaid mänguasju ja võib-olla selliseid vahvaid lasteraamatuid ka ei olnud kohe käe pärast võtta. Küllap neid oleks vanemate kodust ka saanud, aga me kasvasime kõik koos ühikatoas, sõna otseses mõttes, sellises pisikeses ühikatoas. Ja siis ei olnudki midagi muud kui selleks, et oma pojad õhtul magama uinutada või kussutada, ma rääkisin talle lugusid. Mu poeg on öelnud, et nii kahju, et toona ei olnud selliseid võimalusi salvestada, aga tal on mõned lood meeles, kusjuures minul väga ei ole, aga tema räägib neid lugusid, mida mina olevat talle rääkinud ja siis, et temalt tuli see idee, et kas sa võiksid need lood proovida üles kirjutada. Ma ütlesin, vaata, ma ei mäleta enam neid lugusid, aga ma kirjutan siis uued lood, et ma kirjutan sinu pojale lood. Nii see kokku lepitud. Oi, väga armas, tõesti väga armas.
Täna veel on ka ees ootamas siin noortega kohtumised. Oled sa juba teadlik ka, mis teil teemaks tuleb? Erik ütles mulle, siis Erik Hannus Huubi tegevjuht ütles mulle, et ta oli pannud üles Instagrami küsimused, et küsida võite kõike ja linnapea vastab, aga ma veel ei tea, millised need küsimused on. Ta ütles, et tore on nii, et ma loen sulle ette, siis sa vastad. Nii et selline küsimuste-vastuste voor tuleb. Kui nüüd see nädal on Huubis, eks ju, plaan olla, mis siis uue nädala teemad on? No uue nädala teemad ongi see, et võtame ettevõtjate nõukogu kokku ja siis tulevad järjest sellised järgmised kokkusaamised ja teemad meil on järgmisel nädalal, kui sellel nädalal on koalitsiooni nõukogu, siis järgmisel nädalal sinna jääb ka neljapäeval volikogu, see tõotab tulla pikk tiheda päevakorraga. Esmaspäevad tulevad alati sellega, et on kõigepealt linnavalitsuse väiksem nõupidamine linnavalitsuse liikmetega, siis on linnavalitsuse istung, siis on juhtkonna nõupidamine, siis on väikene selline ülevaateminutid või pool tund linnasekretäriga ja sealt hakkab see tegelikult nädalakava ennast kerima, erinevad kohtumised, erinevad kokkusaamised ja kui sellesse nädalasse nüüd jäi näiteks kohtumised ka politseiga, kohtumine Päästeametiga, reedel veel Töötukassaga, võt siis sellises rütmis tegelikult erinevate osapooltega kohtumised, kokkusaamised, aga ka näiteks ettevõtjatega, mis puudutavad kellegi investeerimisplaani tutvustamist või mingisuguste muude teemade avamist, samamoodi ka erinevad kultuuriüritused, mul on 2 kultuuritegijatega kohtumist plaanis, niimoodi, et jah, kalender on põnev, teemad on väga erinevad ja süvenemist tegelikult ka nõudvad, aga see ongi äge, et teemad on erinevad ja need inimesed, kes tulevad kohtuma või kelle juurde mina lähen kohtuma, ma kohe näen, et need on need teemad, millega me saame edasi minna tänu sellele, et üks ja teine pool innustuvad sellest ja see teeb tohutult rõõmu. Kui me korraks vaatame tagasi sellele valimiste ajale, või isegi natukene varem enne seda, et kui oli peas mõte vormunud, et kandideerid ja on soov saada linnapeaks, et kas see usk ja see teadmine oli kindel, sellepärast, et kui me vaatame ka seda, või vaatasime seda reklaamvideot, et see oli väga enesekindel lähenemine, eks ju, et nüüd mina olengi järgmine Pärnu linnapea. Kas see usk oli nagu tõesti nii suur või mis andis selle kindluse nii-öelda? Nojah, nende valimistega oli tõesti niimoodi, et me ju tulime kõige noorema ja värskema poliitilise jõuna, täiesti iseseisva oma valimisliiduna, valimisliit Südamega Pärnu ja poole aastaga jõuda selliste tulemusteni, eks ole, et isiklikult teha siis vanade poliitkurude kõrval isiklik 3. tulemas. See muidugi oli, no ma ütlen ausalt, see oli ikkagi üllatus. Ma ikkagi päris selleks valmis ei olnud, aga muidugi väga meeldiv üllatus. Kui sa oled kas siis erakonna või valimisliidu esinumber, siis sa pead olema valmis ka võtma vastutust. See tähendab, sa ei saagi mõelda muud moodi, et kas ma tahan linnapeaks või ma ei taha. Muidugi, kui sa juba lähed, siis sa pead selleks valmis olema täpselt samamoodi, nagu Riigikogu valimised on, eks ole, et sa pead olema valmis ja sa pead olema valmis võtma näiteks erakonna liidrina ju ka ministri vastutust ja see on täiesti normaalne. Et see niimoodi toredasti välja kukkus, see oli tegelikult tore üllatus selles mõttes, et valimisi ju ei võitnud meie, ehk et siis mitte meie valimisliit, ka mitte ükski tänane koalitsioonipartner, meil on 5 partnerit, et valimiste võitja oli ju hoopis teine erakond, aga tõepoolest me 5 niimoodi kokku tulime ja selle otsuse koostoimes edasi minna ära tegime ja seda tegime kiiresti ja hästi toimekalt ja selle tulemus on täna see, et need kõik 5 osapoolt
töötavad päris tõsiselt võrdsete partneritena ühtede eesmärkide nimel, et see on selle asja juures kõige meeldivam üllatus ja selle nimel tõesti tasus kogu seda rallit kaasa teha ja kui sa küsid selle enesekindluse kohta, siis jällegi ilma eneseusuta, ilma selleta, et sa toetagi kannad maha, räägid südamest ja annad endast kõik. Ilma selleta muidugi tulemust ei tule, aga tulemus tuli. Olen väga rõõmus. See oli ausalt öeldes ka mulle selline põnev üllatus, et nii ruttu saite kokkuleppele. Et see oli, mulle tundus, et justkui loetud tundide küsimus, et hästi üksmeelne. Ja, et siin ma väga-väga pean kiitma Keskerakonna liidrit Andrei Korobeinikut, et inimesena selline väga hoogne, hästi kiire mõtlemisega ja väga hea läbirääkija, väga hea diplomaat kindlasti ja väga kaasav, hästi kaasav ja et kui me siin enne rääkisime, et linnapea kalender on tihe, mina ei kujuta ette, milline oli Andrei need nädal aega, tegelikult vähemgi kui nädal aega, et kas see mees ka mõne tunni magada sai, aga ta tegi oma tööd väga, väga ägedalt ja me kõik oleme talle selles mõttes väga tänulikud. No enne käis jutust läbi, et oled ka ettevõtja, et kuidas praegu siis lood on ettevõtlusega, et kas siis see on nagu delegeeritud kellelegi või kui palju saad ise näpu pulsil hoida? Ja nii on, et ega tegelikult linnapea ameti kõrvalt ju igapäevases toimes enam ettevõtjana tegutseda ei saa, et sellise tegevjuhtimise loomulikult olen ma pidanud kenasti endast kõrvale asetama, aga ma ei ole oma tegemistest loobunud, mõned asjad lihtsalt on nüüd mõneks ajaks pausil, aga näiteks meil on ju ka kirjastus, kirjutan ma ikka edasi, nagu ma reetsin, eks ole, et seda saab teha ka linnapea ameti kõrvalt ja tegelikult kõike muud ka, et ma ikka suhtlen oma heade sõpradega, oma heade äripartneritega ja nad kõik saavad aru, et praegult on nii, et on teised teed, on teised väljakutsed ja kõik nad on tegelikult väga-väga toetavad. No ma tean, et siin enne kui me hakkasime jutustama, ütlesid, et sina oled ka suur kallistaja ja mina tean, et kui kusagil organisatsiooni või asutuse ees on inimene, kes on suur kallistaja, siis paratamatult hakkavad seal majas kõik kallistama. Kas teil on juba linnavalitsuses selline hommikune traditsioon paigas? No ma jõuan ühena esimestest, aga me kallistame ja see on selline loomulik, kuigi ma tunnistan, et ma natukene hoian ennast tagasi, et mitte tekitada inimesele ebamugavat momenti. Meil oli eile siin Huubis just nii tore kokkusaamine siin vabatahtlikuna oleva Gruusia piigaga, kes, kui me siis siin lahkudes kõigiga kallistasime, siis tema ka nagu et kas nüüd kallistada või mitte ja mina olin juba valmis seda kallistust tegema ja ma siiski nagu taipasin, et võib-olla mitte ja siis ta ütles ise laused, mis panid mind mõtlema, et ta ütles nii kenasti, et meil Gruusias selleks, et niimoodi saada kokku linnapeaga, olla temaga ühes ruumis, noored ja rääkida avatult, ausalt ja kaasavalt asjadest, meil läheks sellega 100 aastat. Siis ma sain aru, et meil ongi kultuurid erinevad ja siis me ei kallistanud, aga see soe pilk, mis meie vahel tekkis ja selline hea tunne, et see oli sellel hetkel rohkemgi veel kui kallistus. Aga praegu, kas on juba neid momente ka, kui keegi tuleb tänaval ligi, et Kristel, linnapea, sina pead kõige eest vastutama, anna nüüd aru või veel on sind sellest säästetud? No mul on, ma ju avatult hästi suhtlen ka Facebookis, ma suhtlen Instagramis, ma suhtlen Messengeris. Inimesed teavad, et nad tegelikult võivad mulle kirjutada ja ma ka vastan. Ma tõesti võtan selle aja, ma vabandan, ma ei saa vastata nii kiiresti, mul on muidu hästi kiire vastaja, aga ma ei saa vastata enam nii kiiresti, kui võib-olla kõik on harjunud. Ma näiteks olen seadnud endale eesmärgi, et ma siiski, kui mitte samal päeval näiteks e-kirjale ei jõua vastata, mis enne
ennem oli täiesti ainuvõimalik minu jaoks, et samal päeval tuleb vastata. Siis võib-olla juhtub nii, et ma vastan järgmisel päeval, aga tõesti esimesel võimalusel ja ikka saadetakse ja natukene on ju selline eeldus, et linnapea teab kõike. Ma pean siiski ütlema, ma päris kõike ei tea ja ma ütlen selle jumala ausalt välja. Ma päris kõike ei tea, aga ma saan küsida, ma saan kolleegidelt küsida, vot seda ma saan küll teha. Ja teiseks, et linnapea aitab. Jällegi, päris kõikide asjadega ei saa aidata, et on olnud selliseid asju, kus näiteks pooleli olevates kohtuvaidlusteski inimene ütleb, et aga näed, et linnapea on meil nüüd jurist, et nüüd linnapea aitab. Ma kahjuks näiteks sellistel juhtudel ma tõesti kuidagi aidata ei saa ja pooleli olevatesse kohtuvaidlustesse ma mitte kuidagi sekkuda ei saa, olnud siis eravaidlused või on need ettevõtjate vahelised vaidlused, et see oleks lihtsalt lubamatu, ma ei saa seda teha ja ma ei saa siin ka nõustaja rolli võtta. Aga kui on vähegi võimalus öelda inimestele, et saavutage kokkuleppe, saavutage kompromiss, siis selle sõnumi ma ikka ometi öelda saan. Kui me hästi hetkeks unistame ja vaataks näiteks 5 aasta perspektiivi, siis milline Pärnu on? Pärnu on sama roheline või natukene veel rohelisem. Me oleme veelgi rohkem kõik, iga pärnakas aru saamas sellest, et me elame väga heas linnas elukeskkonna mõttes, oma kogukonna mõttes, et iga pärnaka teadvusesse oleks jõudnud see, et kui sa oled pärnakas, siis sina oled ka oma linna kõige parem visiitkaart. Et inimesed veelgi rohkem räägiksid oma linnast, et nad veelgi rohkem oleksid ise õnnelikud ja puistaksid seda õnne udu ja sudu ka teistele oma linnast rääkides. Ja isiklik unistus on see, et minu poeg ja pojanaine ja väike Harald poja oleksid teinud otsuse, et nad tulevad Pärnusse elama. Ma väga-väga unistan sellest. No loodetavasti, kui me 5 aasta pärast uuesti räägime, siis esimene osa on kindlasti täitunud ja teine osa on juba varem täitunud. Aitäh! Aitäh ja jõudu tööle! Aitäh!